Programmeerimise tasemed. Selles videos saad teada, millised on erinevad programmeerimistasemed Osoblockly keskkonnas. Programmeerima hakkamiseks pane Osoblockly käima. Vali aadress osoblockly.com ja get started. Pane tähele, kuna Osoblockly programm asub veebikeskkonnas, saab seda kasutada ainult internetiühenduse olemasolul. Vaatame nüüd läbi, mida tähendavad vasakul numbrite all toodud erinevad tasemed. Valime number 1. Siin me saame anda Osobotile 3 sorti korraldusi. Movements ehk liikumised, light effects ehk valgusefektid ja wait ehk ootamine. Nagu märkad, on esimese taseme korraldused ainult pildid ehk selliste korralduste andmisega saab hakkama ka väike laps, kes veel lugeda ei oska. Vaatame nüüd taset number 2. Siin on juba korraldusi rohkem ning nende andmiseks saab igale programmiplokile anda ka täpsustavaid tingimusi. Võtame näiteks liikumise movements alt otse liikumise korralduse move ja vaatame, mida saab täpsustada. Kõigepealt määrame suuna forward edasi või backward tagasi. Seejärel, kui pika vahemaa soovime läbida, seda mõõdetakse sammudes step. Määrata saad 1–10 sammu, mis on 1 sentimeetri pikkused. Viimase tingimusena saad määrata liikumise kiiruse. Slow aeglane, medium keskmine, fast kiire ja very fast väga kiire. Valgusefektide all on sarnased plokid, kuid nüüd on neile juurde ilmunud ka selgitavad tekstid. Võtame näiteks Osoboti tulemääramise. Set top light color. Nüüd saame ise teha valiku värviruutude hulgast. Wait ehk ootamise asemel on sellel tasemel timing ehk ajastamine. Siin saame määrata ootamise vahemikku 1–10 sekundit. Uue valikuna on ilmunud loops ehk kordamised. Siin saame määrata, kas robot jääb programmi täitma lõpmatuseni, repeat forever või kindel arv kordi. Kui me kasutame kordust, siis tõstame programmiplokid kõik kordamise sisse ümber. 3. tasemel saame robotile anda juba joone järgimise korraldusi, line navigation ning panna ta otsustama sõltuvalt olukorrast. Korraldused logic. Neid kutsutakse ka tingimusteks. Näiteks saad robotile öelda, et kui sa lähed punast värvi vaatama, siis vilguta tulega valgusfoori moodi. 4. tase on juba tõsiste programmeerijate jaoks, kus saab kasutada matemaatilisi tehteid, funktsioone ja kasutada muutujaid. Nüüd on sinu kord. Tee läbi ekraanile ilmuv väljakutse ja kohtumiseni järgmises videos. Väljakutse. Käivita Osoblockly www.osoblockly.com. Võta valik Get Started ja käi läbi tasemete 1 ja 2 korraldused. Proovi ära arvata, mida need võiksid tähendada. Proovi sõrmega korraldusi lohistada hallile tööakna alale. Kui soovid tööakent tühjendada või mõnda programmeerimisplokki ära visata, vali alt paremast nurgast prügikast.